külalised ning kallid lõpetajad. Tere tulemast Koila gümnaasiumi 66. lennu lõpuaktusele. Täna on eriline päev. See hetk, mil peatume ja vaatame tagasi teekonnale, mis sai alguse 12 aastat tagasi väikeste sammudega koolimaini astudes. Teadmiste maailma sukeldudes, sõpru leides ning iseennast ja oma tugevusi tutvampides. Need aastad on olnud täis õppimist, avastusi, rõõme ja väljakutseid. Kõike seda, mis teeb kooliteest kordumatu ja väärtusliku osa elus. Täna seisan muu algusel ajal. Iga lõpetaja on valmis astuma iseseisvuse ja eneseteostuse suunas. Orustatuna teadmiste, kogemuste ja unistustega. Selle päeva keskmes olete teie, kallid lõpetajad. Täna täiskime teie saavutusi, teie kasvu ning teie sihikindlust. Olgu see vähe puhkuse ja tänutunde hetk. Nii teile endile kui ka kõigile, kes on teid sellel teel aidanud. Nüüd on meil au kutsuda teie ette Koila gümnaasiumi direktori Marko Kaljuvere. Head Koila gümnaasiumi lõpetajad, austatud õpetajad, vallavanem ja külalised ning lapsevanemad. Kui gümnaasiumi lõpetamine oleks spordiala, siis täna oleks finaalmäng, teie isiklik olümpia. Treeningud on kestnud 12 aastat. Teil on olnud palju võistlusi või õigemini kontrolltöid, mõnikord pingelangust, näiteks pärast lõpueksamit, aga te olete jõudnud finišisse ja mitte lihtsalt läbi häda, vaid sirge selja ja väärtusega. Nagu Lennart Meri ütles, tulevik ei kuku sülle, kuid meie kooli moto on tulevik algab täna. Ka kuldmedalid ei kuku sülle, vähemalt mitte ilma tõsise tööta. Täna saame eriliselt tunnustada 2 noort inimest, kelle pingutus väärib kulda, Merili Heinaru ja Andreas Volm. Teie saavutused on nagu Eesti rekord, tugev, aus ja inspireeriv. Palju õnne teile. Aga oleme ausad, mitte keegi siin autos ei ole lihtsalt läbinud distantsi. Igaüks teist on pidanud vahel võitlema hajameelsuse, väsimuse ja mõne eriti raske matemaatika ülesandega. Gümnaasiumi lõpetamine on justkui isiklik maailmarekord, mille tähistamine on igati teenitud. See on noore inimese elus väga tähtis verstapost. Lugupeetud õpetajad, teie olete olnud nagu treenerid, kes ei valmista õppides ette ainult tänaseks mõistuseks, vaid terveks eluks. Aitäh, et olete andnud rohkem kui lihtsalt teadmisi, olete õpetanud visadust, kriitilist mõtlemist, teistega arvestamist ja eneseusku. Kallid lapsevanemad, teie olete olnud toetajad, sponsorid, logistikud, psühholoogid ja aeg-ajalt ka äratuskerrad. Teie panus on hindamatu. Aitäh teile. Armsad gümnaasiumi lõpetajad. Ees ootab elu, mis ei ole ainult võistlus, vaid ka meeskonnamäng. Mõnikord tuleb rinda pista tagasilöökidega, mõnikord ise kohtunik olla ja vahel tuleb lihtsalt osata nautida mängu ennast ehk elu ennast. Peaasi, et ei jääks pingile istuma, minge ikka julgelt platsile. Olge järjekindlad, aga jääge inimlikuks. Olge ambitsioonikad, aga ärge unustage naerda ka enda üle. Ja kui elu viskab kaika kodaratesse, siis tuletage meelde, et isegi maailmameistrid kukuvad vahel. Ainult
võta vahega, kes tõuseb ja läheb edasi. Palju õnne teile, kindla sihti ja kõva närvi. Tuud tiivadesse Toila gümnaasiumi 66. lend. Aitäh teile! Teie ette tulevad lipugrupid ja toimub üleandmine. Nüüd esitavad teile Teele Tuul ja Mattias Aus, Birgit Saarlapi ja Ott Leplandi vala Peameene seal. Neid saadab meie kooli bänd.
12. A klassi juhataja Jaanika Volgal. Austatud külalised, head kolleegid, armsad lapsevanemad ja kõige tähtsamad täna, hallid abituriendid. Täna on see pidupäev, millel on kaal. Päev, mis jääb meelde, sest see märgib ühte etappi elust, mille jooksul on kasvanud teadmised, tahtejõud ja iseloom. Mõnda teist tunnen terve teie elu. Mõnega kohtusin esimest korda Sitsikulasteaias. Enamikuga teist kohtusin esmakordselt 4. klassi väikesel matkal Pagerisse, kuhu te läksite kooli metsaplatsile enda istutatud puudist hooldama. Mõnest sain aga aimu alles 6. klassis ekskursioonil Lätti. Öeldakse, et iga inimene peaks elus vähemalt ühe puu istutama. Teil on see juba tehtud. Ja ma usun, et teie tegus elu toob neid puid veel palju juurde, nii otseses kui ka sümboolses tähenduses. 12 A. Te olete olnud klass, keda on ühendanud midagi enamat kui lihtsalt jagatud koolipingid. Teid on sidunud hoolimine, solidaarsus ja sõprus. Hindan südamest teie juures ka seda, et peate omaks ja enda sekka kuuluvaks neidki, kes täna siin teiega koos ei istu. See ongi sõprus, nähtamatu side, mis jääb kestma ka siis, kui koolitee meid igapäevaselt enam kokku ei too. Suur tänu teile, head lapsevanemad, kes te olete sellel teekonnal olnud laste kõrval. Teie kannatlikkus, hool ja usaldus on sellel teekonnal olnud vaikne, kuid kindel tugisammas. Aitäh teile, armsad õpetajad, iga teie ainetund, küsimus ja tagasiside oli samm meie noorte suureks kasvamise teel. Te olete jätnud neisse jälje, mis jääb. Kallid õpetajad, pärast tänast ei ole mul kohtudes enam õpetajad ja õpilane, vaid täieõiguslikud Kohila gümnaasiumi vilistlased. Olge ikka vahvad, mõistlikud ja uhked sellele, kus te tulete. Vilistlaste peol näeme. Alustame lõputunnistuste üleandmisega 12. A klassile. Armsad õpetajad, head õpetajad, lugupeetud külalised. Alustame gümnaasiumi lõputunnistuste kätteandmisega. Tänaste lõpetajate klassijuhatajad Jaanika Volga ja Nele Aus on meie lõpetajate kohta kirjutanud just neid iseloomustavad read, mida mul on hea meel tunnistuste kätteandmisel ette kanda. Hea lõpetaja, kui sa oled oma tunnistuse kätte saanud, siis ole hea, pane oma allkiriga õpetaja Kadri juures olevasse õpilasraamatusse. Aga alustame. Anname välja gümnaasiumi lõputunnistuse kuldmedaliga ja kustutame kooli õpilaste nimekirjast. Premeerime kooli meenega väga hea õppetuguse eest ja kanname kooli auraamatusse. Merili Heinalu. Kindel olla. Kui võtad midagi enda kohustuseks, siis ei pea seda sulle meelde tuletama või kontrollima. Palju õnne! Anname välja gümnaasiumi lõputunnistuse hõbemedaliga
kustutame kooli õpilaste nimekirjast, premeerime kooli meenega väga hea õppeedukuse eest ja kanname kooli auraamatusse. Kiara Keiti Tepp. Sulle meeldib inimestega suhelda ja avastada uusi paiku. Kooli ajal haarasid kinni igast võimalusest, mis pakkus põnevaid kogemusi. Palju õnne! Anname välja gümnaasiumi lõputunnistuse ja kustutame kooli õpilaste nimekirjast. Marie Allet. Marie, oled emotsionaalne ja aus. Kindlasti töötad sa tulevikus inimestega, kuna vajad suhtlemist. Palju õnne! Sander Brinkmann. Sander, sul on veel puuvarimeel. Mõnikord on raske aru saada, kas viskab vempu või räägib päris tõsiselt. Alati peab valmis olema mõlemaks. Palju õnne! Enrico Ernits. Sinu jaoks ei ole probleem rahva ees esineda ja rahvas vaatab sinu esinemist rõõmuga. Palju õnne! Christopher Kambro. Esmapilgul vaikne ja tagasihoidlik, kuid sinuga vestlustesse asudes räägib julgelt ja ausalt. Palju õnne! Miretta Küling. Miretta, oled iseseisev ja kohusetundlik. Klassi ühiste tegemiste korraldamise ja organiseerimisega saad hästi hakkama. Palju õnne! Eteli Meriküll. Eteli, oled endale kindlaks jääd ja iseseisev noor naisterahvas. Sellise hoiakuga saad sa elus kõigega hakkama. Palju õnne! Hugo Miljand. Sina ujud oma jutuga vist alati igast olukorrast võitjana välja. Sa loed inimesi väga hästi ja oskad neile just õigeid vastuseid anda. Palju õnne! Oliver Orro.
kauem üleval ja hommikul esimene ärkaja. Kasuta oma andeid ja tulevik on sinu päralt. Marken Varve. Marken, oled alati viisakas ja valmis klassiga midagi koos ette võtma. Sind huvitavad erinevad tegevused ja oled heas mõttes uudishimulik. Palju õnne! Kristoffer Robin Plaamus. Kristoffer Robin, sa oled muheda ja rahuliku olekuga noormees. Tead, mille nimel tahad pingutada ja mille pärast rabelema ei hakka. Palju õnne! Karl-Joonas Saar. Karl-Joonas, kui sind mõni asi huvitab, siis saad väga ruttu sellest aru ja suudad ka teisi sel teemal harida. Palju õnne! Kris Taimre. Kris, oled valmis osalema kõigil võistlustel ja viktoriinidel, et aga tunnist ära saada. Oskad teha nalja ja suudad naerda ka enda üle. Palju õnne! Birgit Tori. Birgit, sinuga rohkem suheldes võib mõista, et oled tugeva sisemise jõuga ning tead täpselt, milleni sa jõuda soovid ning sa ka jõuad selleni. Palju õnne! Markus Ööbik. Markus, julged olla sina ise ja ei lase kaaslastel end survestada, kui sa midagi teha ei taha. Ära kaota oma rõõmsameelsust. Palju õnne! Täname 12. A klassijuhatajat, õpetaja Jaanika Volgat. andmisele väikese pausi ja kuulda muusikalist vahepäeva. Teie ees on Teele Toor, Mereta Küün, kõrgikute lauluga Tiibu ja Liuga.
sõna on 12. B klassijuhatajal Nele Ausil. Armsad abituriendid, vanemad, sugulased, sõbrad, õpetajad. Täna on teie päev. Armas 12. A ja 12. B. Te jääte mulle meelde, ma pööran ennast teie poole, kui arukad, rahulikud, nalja armastavad, väga erinevad, kuid mõistlikkuse ja enesevalitsuse poolest sarnased. Üks tee saab otsa ja käänatu taga on uus tee ots. Aga enne uuele tee otsale asumist tahaksin teile teha viimase mõneminutilise klassijuhataja tunni. Kas sobib? Teie gümnaasiumiaeg on olnud märgiline heas ja halvas. Ühelt poolt olete olnud tunnistajaks enamuse elu kolimisele internetti ja tehisaru tugevale pealetundile. Teiselt poolt olete seisnud silmitsi kogu gümnaasiumiaega saatvatele sõjauudistele. Kuid kõige selle keskel on mul olnud õnn olla teie õpetaja mitu korda nädalas. Saades ise teilt esimese reaalsuse laksu tehisaru maailmas, lugedes teie esialgu arglikke, hiljem juba sügavamaid arvamuslugusid küll TikToki keelustamisest enne 15. ja siis ka 16. eluaastat kuni mõteteni, miks ei ole elus hea, kui kõik kergelt kätte tuleb. Selle viimase üle ma olin tõeliselt üllatunud. Te kirjutasite nii tarku lauseid, et ma pidin ikkagi vaatama, kas te olete need ise kirjutanud. Ja nüüd mõned mõtted, ma tahaksin teile kaasa öelda. Esiteks, harjutage tänulikkust. Mäletate selle aju stimuleerimise 21 päeva hildi. Olla igal õhtul tänulik selle eest, mis oli. Võta aega selle jaoks, et märgata ja meelde tuletada suuremad ja pisikillukesed asjad, et on rahu, et see inimene naeratas ja üks või teine asi läks hästi ja ka siis, kui läks halvasti, sest mõnikord me õpime sellest just kõige rohkem. 10 asja igast päevast, see muudab meid paremaks ja ümbrust, kus me elame. Ja nii ei muutu me ükskõikseks ja pidevalt kritiseerivaks. Ja kui pole midagi head öelda, siis ole lihtsalt vaikid. Teiseks, ronige välja mugavusmullist, ikka ja jälle. Näidake, et teie pole lumehelbekesed, kes raskustega ära sulavad. Selleks on vaja läbi mõelda suhtumine töösse, õppimisse ja ajakasutusse. Töö ja õppimine ei ole karistus, millest põgeneda. Mitte midagi elus, mis on ilus ja hea, ei tule ilma pingutuseta. Mõelge kas või oma vanematele, kuidas nad pingutasid, eriti siis, kui olite väikesed. Või pisikestele ja suurematele projektidele, kas või jõulunäidendi peale. Kui piinarikas mingi protsess võib olla, kuid pärast seda küll on hea tunne. Seega tasub mugavustsoonist välja tulla ja seejärel saage professionaaliks mingisuguses valdkonnas. Teete midagi, tehke seda hästi ja siis ei ole meil karta tehisaru pealetungi, sest teid on ikka vaja. Ja kui kukute, alustage uuesti, tõuske jälle püsti ja viimaseks, kolmandaks, leidke laiem vaade oma elule, olge rohkem. Miks ma olen siin maailmas, maksab aega küsida. Miks ma lõpetan kooli, mida head saaksin teha oma eluga? Poisid, las see Lõuna-Ameerika värkjad klassijuhatajale tehtud naljaprojektis. Leidke täidetud elu, millel on eesmärk. Elu, mis pole ainult ego keskene. Et näha oma elu laiemalt, on vaja igas inimeses leida midagi head. Ja ema Therese on öelnud,
Inimese sügavaim soov on olla armastatud ja austatud ja seda ei suuda pakkuda ei kommunism ega turumajandus. Seda ei suuda anda rahu, seda ei suuda anda raha, tõstke edu. Tavaliselt ongi nii, et alustada saame vaid iseendast, austades ja armastades esimesena. Seega, olge valmis sisemiselt muutuma, et väljuda egokesksest elust. Ja lõpetuseks, gümnaasiumi lõpp on uue elu algus. Mitte lõpp, vaid eelkõige algus. Minge edasi tänulikkusega, pingutades, võideldes enda sooviga olla pidevalt mugavustsoonis, olles valmis muutuma, armastama, hoolima ja üha uuesti alustama. Ja täna on tõesti teie pidupäev. Täna on aeg rõõmustada, tänada teie õpetajaid ja juhtkonda nende nõudlikkuse, kannatlikkuse, inimlikkuse ja vastutulelikkuse eest. Ja eraldi pöörduksin teie poole, armsad lapsevanemad, kes te siin kuskil ridade vahel olete, kummardusega, et tegite koostööd, usaldasite, olite toetavad ja heatahtlikud. Mõistlik ja rahulik 12. B. Leidke endale just teile mõeldud tee ots, mille käimisele tagasi vaadates olla tänulik. Palju. Jätkame lõputunnistuste üleandmisega. Nüüd jagame kätte 12. B lõputunnistused. Anname välja gümnaasiumi lõputunnistuse kuldmedaliga ja kustutame kooliõpilaste nimekirjast. Premeerime kooli meenega väga hea õppetukuse eest ja kanname kooli auraamatusse. Andreas Volman. Olid meie klassi geenius koos põhjalikkuse, pühendumuse ja aja planeerimisega. Klassi elav õigekeelsuse sõnaraamat. Matemaatikaeksami tulemus oli tõestuseks sinu mitmekülgsusest. Kasuta oma võimeid ja tee nendega midagi erilist. Palju õnne! Anname välja gümnaasiumi lõputunnistuse hõbemedaliga. Kustutame kooliõpilaste nimekirjast. Premeerime kooli meenega väga hea õppetukuse eest ja kanname kooli auraamatusse. Maarja-Li Erm. Isegi kirega, kes sinu oma meeskonda sai, oli võitjate poole, olgu see õpilasfirma või moeshow riiete valmistamine. Mine ikka edasi, sama töökat ja võimega pühenduda. Palju õnne! Anname välja gümnaasiumi lõputunnistuse ja kustutame kooliõpilaste nimekirjast. Georg Ader. Soov arutada maailma asju, olgu see loodus või midagi muud, koos julguse ja hea suhtlemisega kasutama eeldusi. Palju õnne!
Matteus Aus. Numbrimaailm ja sisemine rahu, samuti muusika. Kui hing laulab, on kõik lihtsam. Hoia hing valla ja mine ikka edasi. Palju õnne! Jasper Jakobson. Sõnaga mees, kui ei, siis ei. Nagu vallutasid reisidel mägesid, sellise õhina ja pühendumisega, mine edasi ja tee oma elust midagi suurt, sest sul on selleks kõik eeldused. Palju õnne! Kaia-Gretel Jürissaar. Kaia-Gretel, konkreetselt, matemaatiliselt ja loogiliselt, see on sinu joon. Ole sina ise, rahulikult, sammhaaval edasi liikudes, teguselt. Ära unusta kunstikatsetusi. Palju õnne! Miia Mertel Jürissaar. Miia Mertel, mõistlikult, mõtestatud, argumenteeritud, naeratades, sest sinu naeratus on just see, mis paneb päeva särama. Tasapisi oma eesmärkide poole. Palju õnne! Alice Kivirüüt. Alice, sul on organiseerimise annet. Suudad lisaks tantsukavade kokkupanemisele ka teisi juhtida. Pane need kaks asja kokku. Liida ratsionaalne maailm ja tulemus võib olla eriline. Palju õnne! Kairit Kommussaar. Kairit, rõõmsalt loetud raamatust juttu veeretamas ja õpetajale tahvlile pildikesi tegemas. Nii jääb meelde. Vali kindlasti oma altruistlik maailm. Palju õnne! Ketli Kruusmann. Ketli, suudab hakkama saada kõikvõimalike raskustega, loominguliselt ja huvitava nägemusega, räägib musta valgeks. Suudad liita erinevaid inimesi, leia enda kutsumus. Palju õnne! Sten-Erik Mikkelson. Sten-Erik, alati energiast tullib, logistikavend, kes tahab, et ikka nalja ka saaks. Vajab tegutsemist ja põnevaid väljakutseid oma elus. Leia see, mis aitab sul olla kohal. Palju õnne!
Martin Mäesalu. Martin, kui teised ei tea, kuidas jälle püsti tõusta ja uuesti alustada, siis sina saad seda õpetada. Sinu naer on meil kõigil kõrvus, vajad sotsiaalsust nagu õhku. Edu sulle! Robert Heinrich Koolman. Oled toetav noormees klassis, soe, südamlik, humoorikas, oskad tänada. Tõeline meeskonnatöötaja. Leia oma tee, sinusugust vajatakse kindlasti. Palju õnne! Anni-Kaisi Kaaver. Anni-Kaisi, tulid ja tegid gümnaasiumi läbi omamoodi, tõestades, et nii on ka võimalik. Olid rõõmsameelne, julge ja hakkaja. Mine niimoodi ka edasi. Palju õnne! Karl-Mattias Reiter. Karl-Mattias, kui protestimise lõpetasid, olid igati nutikas sell. Ära väsi rohkem teadmast ja mõtlemast. Mine oma uudishimuga edasi ja tee oma võimetega midagi head. Palju õnne! Kärt Solman. Kärt, kirjutasid parimaid kirjandeid, põhjalikult ja loovalt. Sinu oskus näha ilu ja seda luua on väärtuslik. Mine edasi oma tasasel moel. Palju õnne! Marta Toom. Marta, olid tundlik ja musikaalne, samas tugev. Oma Ungari kogemusega ka teistsuguseid seoseid loo. Olid tegev õpilasomavalitsuses ja erinevates projektides. Voodiv maailm on sinu pärusmaa. Palju õnne! Morris Tobi. Turvis Morrisega toimus metamorfoos. Sinust sai koostööd tegev rõõmsameelne noormees, kellel insenerikutse on silmapiiril juba paistmas. Palju õnne! Teele Tuul. Teele, sinu töökus oli tähelepanuväärne, oskus märgata detaile ja olulisi pisiasju. Oled näidanud, et julged kasutada oma mitmeid andeid, ehk saab sinust hea õpetaja. Palju õnne!
koolihoiak ja oskus võtta elu kergemalt nagu päikesepoiss. Kadestusväärne anne. Sportlik lisadus viib sind kindlasti inimeste aitamiseni. Palju õnne! Täname ja õnnitleme 12. B klassijuhatajat, õpetaja Nele Ausi. Kõikide lõpetajate nimel kõneleb Enrico Järmits. Tere, kallis direktor, kallid õpetajad ja mõndatud klassikaaslased. Kord ammu algas meie haridustee siinsamas aulas ning nüüd, 12 aastat hiljem, lõpetame me selle siin. Kuigi gümnaasiumi eesmärk ongi seal lõpetada, on teekord lõpetamiseni täpselt sama tähtis. Need viimased 3 aastat on õpetanud meile kõige rohkem. Projektõpe õpetas meid mitte jätma asju viimasele hetkele. Õpilasfirmad tutvustasid meile ettevõtte juhtimise võlusid ja valusid. Uurimistööd tegi meid uudishimulikuks ja eksamid õpetasid meid tuleviku nimel pingutama. Meie lend on kahtlemata ka kõige ühtsem, kes on siin kunagi käinud. Meil on lõiminud kõik üritused, kus oleme osalenud, alustades 10. klassi esimesest nädalast, kui kohtusime Tõisoo mõisas ning lõpetades nüüd eelmisel nädalal toimunud Horvaatia reisiga. Meid on sidunud loodus- ja riigikaitselaager, viinarikkad tantsutunnid, meie jõulunäidend, jõuluks vormi ja reisid mööda Euroopat. Meie lennus on 2 klassi kõige paremini põimunud. Paraku räägin ka vähest tõsisemast teemast täna. Nii meid kui ka koole ootavad hariduse sees tõsised proovikivid tehisintellekti vallutusega. Kuigi see sai alguse juba 22. aastal, meie gümnaasiumi astumise algusaastal, ei parane olukord iseenesest. Kallid abituriendid, kuigi see mõte on teil kindlasti peast läbi käinud, panen teile siiski südamele, et te ei kasutaks tehisintellekti, et see teie eest lõppetööd ära teeks. See on kõige suurem karuteene, mida te endale teha saate. Õpetajad, te muidugi teate, et teie ülesannete vahendamiseks kasutatakse seda. Ning ka teile surutakse seda peale, olen kuulnud. Aga me ei tohi lasta tehisaru asendada inimmõistust. Seega, palun, teeme mõistlikke valikuid. Nüüd on meie koolide läbi saanud ning on aeg müüa end eluks vormi. Astuda püsti teada järgmine samm oma elus. Kuigi meil on olnud mõned, olgem ausad, keerulised õpetajad, siis suurem osa meie pedagoogidest oma tööd on võrratult hakkama saanud. Kallid klassikaaslased, soovin teile edu tulevases elus, kui iganes see teid ka ei viiks. Kallis kool, meil on ka teilegi. See asub seal. Ning kallid õpetajad, nüüd soovivad õpilased teid tänada.
Kohila vallavanemat teie ette tuleb valda väljasaata. Ja Kohila gümnaasiumi pere, direktor, lõpetajad, armsad lõpetajad ja kõik külased. Lubage mul tänasel päikselisel pidupäeval kinkida teile esmalt üks lugu. Gümnaasiumi lõpetamise puhul otsustas isa kinkida oma pojale kella. Kui poeg kinnituse avas, oli ta pisut pettunud, sest see ei olnud tavapärane nutikell, vaid vana, kasutatud käekell. Poja pettumist märgates pakkus isa välja, et poeg võiks välja selgitada, kui palju see kell väärt on. Ja kui see on piisavalt väärt, siis võib-olla poeg saab osta endale ihaldatud nutikella. Poiss viis kella esmalt juveeliärisse. Seal pakuti kella eest 200 eurot. Liiga vana, öeldi. Järgmisena läks poeg pandimajja. Seal pakuti kella eest 50 eurot. Liiga kulunud. Poiss oli väga töötud ja otsustas, ehk on kõige õigem see kell annetada Kihelkonna muuseumile. Muuseumi töötaja vaatas kella ja küsis, kas sa tead, mis on selle kella väärtus? Poiss enesekindlalt ja rõõmsalt teatas ikka 200 eurot. Muuseumi töötaja oli imestunud ja ütles 200 000 eurot. See on selle kella väärtus. Ja mitte ainult seetõttu, et see kell on valmistatud Mendelejevi tabeli keemilistest elementidest number 47, 78 ja 79, vaid just seetõttu, et selle kella on valmistanud üks tuntumaid Šveitsi kellameistreid. Head õpetajad, on oluline näha ja mõista väärtust ning olla nende lähedal, kes oskavad väärtust luua. Kohila gümnaasiumi aula kella sihtplaadil on numbrid 1–12. Ja täna kevade viimasel päeval võime öelda, üks ring on täis saanud ka haridusteel. Aga aeg kulgeb nagu voolav vesi. 2001. aastal ilmus Jaan Kätte album Mine, mine, mille esimene lugu kannab nime Minemine ja teine lugu Ojalaul. Kohila gümnaasiumi Lääne valdal voolab jõgi, mis on alguse saanud ojast. Ja ka selles laulus kõlavad sõnad, iga vesi jõuab ükskord jõkke. Head õpetajad, ma soovin, et see voolav vesi võiks kanda teid laia ookeani. Ja olgu need soojad päikesekiired, mis toovad selle vee tagasi just Kohilasse, et Kohila vald võiks õitseda. Elagu Kohila gümnaasiumi 66 lend, elagu Kohila vald.
ja tunnustab tahelise teemaga kõiki medaliga lõpetanuid ja samamoodi saab üle antud ka Raplamaa omavalitsuste liidu kingitus. Palume siia ette kuldmedalisti Erili Heinaru. Palume siia ette tunnustuse kättesaamiseks kuldmedalisti Andreas Volmani. Hõbemedalisti Kiara Keiti Teppi. Tunnustuse kättesaamiseks hõbemedalisti Maarja-Li Järvi. Soovime tänada ja tunnustada ka klassijuhatajaid, õpetaja Jaanika Volga. Ja õpetaja Neleos. Aitäh kogu koolipeale, aitäh vanematele, tuult tingades abiturendid. Palume püsti tõusta, et auke koolitada. kooli ümber.